eestlastel siia neid maju, et neid päris otsa ei saaks siin ja nüüd on nii nagu ikka rannatuuled näete, nüüd on natukene sassis see asi meil praegu. Muidu, kuni meil seda maja ei ole olnud, siis on sueti olnud nüüd viimasel ajal meil siis seal sellised näitused ja käsitöömüük seal veskis, nii et seda veskit on saanud ka alati külastada ja selle maja me oleme siis saanud ka nüüd ehitada omale selle Priia külameetme 3-2 rahadega. Siis on meil külakell, mida mujal ei ole. Siin külas oli ka vanasti külakell ja see kell oli, kuna sadam on nüüd siit kilomeeter 1,5 eemal, siis kell oli ainukene, millega oli siis võimalik, kui külas midagi juhtus anda signaali, et mehed rannast tuleksid või ka vastupidi, et kui oli rõõmusõnum, sai kella helistada ja kui oli mingi häda, oli jälle kell, mida siis helistati, et rahvas kokku sai tulla ja ühiselt siis midagi ette võtta, kui vaja. Et ajalooline kell oli ju vana puu, mis võivad hargikujuline. Niisugusena ei suutnud leida. Oleks siin ikka päris pikalt ja lapsi on küla täis suvel ja möödunud aastal oli meie maja juba nii kaugel, et kui president käis Olavipäeval siin, siis me avasime seda maja pidulikult niimoodi 4 seinaga siin. On Relviküla on ka päriselt meie kõiges, üks on hea korrastatum ja parema väljanägemisega küla. Peaaegu ainuke, kes sisuliselt tegeleb kogu aeg muutumine ja kogu aeg juhtumine ja kogu aeg toimub, arendatakse tegelikult. Ja naaberküla Tiibi üks põliselanik uuris minu käest kuu tagasi põhjalikult, kuidas me külakella üles panime, kust me saime selle, kui raske see on, mis ma seda tegema peaks. No, eks meil ole need külakoosolekud ja nüüd me oleme juba päris mitu aastat teinud laatasid. Kellel on väiksed lapselapsed, need laulavad meile siin radu peal. Jaanipäev. Seda me oleme hullos teinud. Meie külaselts on avatud kõigile, nii et paljud rootslased on küsinud ka seltsi liikmeks astumist, aga kuna nad Jarva käivad, siis nad ei ole nagu sinna ikkagi jõudnud täna. Külad tõesti nakatavad teisi külaseid, nakatavad kõrvalolijaid ja isegi kaugemalt tullakse vaatama, et mida te ikka seal teete ja kuidas te saate ja inimesed muutuvad ja nad tahavad endale ka teha. Sest see on väga tähtis ikkagi uskuge mind, ükski minister ei saa seda külaliikumist panna käima, kui alt külas keegi ei soovi seda. Ma olen Vormsi saarega seotud 1951. aastast ja siis kui on tütrepoeg siin, kes tuleb minu järglaseks. Põhilist tallinlased, aga keskkäest sattusin siia sõprade kaudu. Ja see võlus mind. Kogemata sattusime siia. Mitte midagi põllumajandus ei teadnud. Ta kogu aeg mulle ütles, no kuda sa aru ei saa, et see käib niimoodi, see käib niimoodi. Nii et tõsiselt õppisime ja kokku kasvasime selle Vormsiga. Vorms on meil väga arme. Minul on mees Sipperit ja nii ma siis ka tulin siia. Ja erimeelsusi peabki meil aeg-ajaldki olema. Vahet ei ole kas linnainimesed või maainimesed, millest me muidu räägiksime. Kui meil ei oleks erinevaid mõtteid. Ilus ja et me teeme seda kõike koos. Sest ta on meil armas ja elame me siin ja tööd teeme edasi ja hoolitseme selle küla ees edasi. See on teie otsus. Tähendab, teie olete juba välja valitud Läänemaa, tähendab Aastaküla. Läänemaa Aastaküla küla. Ja nüüd on niisugune tore asi, Nurgatalu puukool aitas kodukanti. Nurga puukoolist on meil juba üks torkav hõbekuusk istutatud sinna, nii et saabki ta omale seltsilise. Ja siis nad torgivadki meid, et me tuttu ei jää. Palju siis, olge tublid edasi ja loodame, et see läheb ilusti teile. Tegutses siin missionär Österblom, kes oli ka baptist ja keelas ära igasugused kõrtsid, et kui Vormsis oli enne 13 kõrtsi, siis ta elas siin 13 aastat ja pärast oli ainult 13 palvemaja.